Aga nüüd avavile kõlanud ning FC Levadia ja Tartu Tammeka kohtumine läinud käima. Ja sinna Toom siis kohe kaardiga jälle välja otsida, nii et meil siin eile alles oli üks mäng Flora ja Ogre Unitedi vahel, kus ka kaarte tuli igasuguseid ja tuli lõpuks ka punane kaart vastastele. Tõsi, edasi mängiti seal ikkagi 11-11 vastu lõpuks. Nüüd siit hea läbisööt ja seal on mingisugune võimalus tekkimas ja tuleb esimene siit. Levadia läheb 1-0 seda kohtumist juhtima ja Mihkel Ainsalu saab harjutada tähistust ka. Tuleb välja päris hästi. Levadia 1-0 ees ja praegu jalutati palliga ikkagi läbi kuidagi sealt Tammeka kaitseliinist ja otse väravasse. Liivakule ka natukene naeratust näole. Aga kordus tahaks nüüd küll näha, kuidas seal see Tammeka kaitseliin nii kokku jooksis, et seal neid võimalikke lööjaid oli suisa mitu. Ainsalu oli see, kes sai jalal pallile pihta ja palli väravasse, nii et võtakse palli ääre peale, aga seal läheb see kiiret kaotsi ja Levadia saab uuesti tulema hakata. Ja päris kergelt siit uuesti astutakse mööda ja nüüd peab Alant tegema korralikult. Siin õiget särkvale. Tuleb tagumisse posti, sealt tuleb ka pall värava ette, see nüüd põrkab, seal on lahti, aga lüüakse minema siiski. Juba antud, Peetson läheb ka seda palli ründama ja päris hästi tulebki sinna tsooni, kuhu Peetson jooksis, aga oli nüüd Tammeka kaitseid piisavalt ja olid nad piisavalt head seal, et saadi pall kätte Ainsalu tsenderduse koht. Saab tagumisse posti jälle selle palli, sealt tuuakse värava ette, aga otse Alandile sülle. Nüüd tuleb Tammeka ja tuleb päris hästi paremalt äärelt. Veel on seal varianti ja lüüakse postipõrkes sisse ja Tartu Tammeka viigistab selle kohtumise 1-1. Tristan Koskor vajas ühte võimalust 18. minutil ja lööb ära. Jalgpall on selline vahva mäng, et enam-vähem esimene kord, kui Tammeka korralikult tulla sai. Mingid sellised poolrünnakud olid neil siin enne ka, aga üks täpne löök. Üllatab natukene võib-olla Valnerit ka, aga kiidame siin enne kõike lööjat lihtsalt ja Tristan Koskor 1-1. Jälle hästi läbisööt liigub, aga nüüd viimasel hetkel saadakse seal jalg vahele. Pall jääb siiski endiselt Levadia meestele ja see läheb küljevõrku. Levadia mängib nurgalöögi lahti lühidalt. Too on seal täiesti vaba, Maarin üritas minna blokeerima teda ja siit tuleb Rasmus Peetsoni peast 2-1 Levadiale. Väga hästi lahti mängitud nurgalöök, mille tegelikult nüüd Tammeka selles mõttes magas maha, et Liivak pani väga korraliku katte, millesse Maarin jäi kinni. Too sai täiesti vabalt senderdada. Ja tundub, et seal vaadates Otto ja Peetsoni reaktsioone, siis õnnestus ka mängida nii, nagu on trennides harjutatud. Või vähemalt kokku lepitud. Vaatame korra veel, kelle siit nüüd Peetson ära jookseb. Mitte kellegi tegelikult, sest et kirjutab ette posti, sealt üritatakse kannaga jätkata ja läheb kirja kui peale löök väravale, aga Valner selle siiski püüab suhteliselt rahulikult. Ja nüüd see pall tagasi Tammekale, tuleb eemalt löök ka, aga seal Valnerile otse sülle. Taas on Tanel Tammik seal ees. Mängib Laabus ennast löögile, aga sellest löögist tuleb hoopis Tambetuule 1-1 rünnak. Alant sunnitud tagasi kiirustama, Tambetuu, mida mõtleb välja, mängib veel edasi siit. Tambetuu ja lööb küljevõrku. Liivak äärel ruumi, söödab keskele ja sealt nüüd Tambetuu jätab päris hea šansi löömata. Ivoro otsib järgmist käiku, leiab selle Saliste näol ja leiab päris hästi. Vaino siis asendamas Laabust tagaliinis, nii et Laabuse mäng piirdus ka esimese poolajaga. Ja siit tuleb Tammeka päris hästi värava ette ja siit tuleb 2-2 ja Pavel Maarin lööb ka ära ning Tammeka tuleb tagasi mängu jälle. Üsna kergelt nüüd omakorda tuleb siin värav Levadia võrku. Nii nagu seda esimesel poole juhtus teistpidi. Samasse väravasse, aga siis lõi Levadia ise, nüüd lüüakse neile.
võitluses. No võrdse kaalukategooria mehed. Pall kukub karistusalasse päris hästi, see on löögikoht ja see pall oli teel raamidesse, aga tuleb päris kenasti jälle sinna Levadia meeste pea peale. Peetson nüüd jätab edasi rinnaga. Siit Sambe pöörde pealt ja siis päris heast kohast ja jõuda Eesti koondisesse. Natukene kindlamini omal ajal sai käidud, aga Schilem teeb siin ilusti tööd lõpuni, aga Valnerit sellega ei eksita ja muidugi nüüd, kui Tammeka natuke rohkem oma mängu avab, siis seal tekivad võimalused ka Vendellil antud juhul. Vendell pall kasti, seal on šanss ja seal on 3-2. Ja lööb selle ära Maksimilian Skvortsov, nii et noorele mehele ka värav kirja ja Levadia 3-2 ette. Nii kui ruumi tekkis, nii see paremat ääret kohe ära ka kasutati. Ja Levadia fännid saavad jälle rõõmustada. Väravaid on täna omajagu nähtud. Selline lihtne sirgjooneline rünnak. Skvortsov ise tegelikult võidab selle duelli keskväljal. Kohe stardib värava suunas ja näitab, miks temast ikkagi, miks teda hinnatakse kõrgelt, miks temast räägitakse. Noor mängumees alles, aga ta on mängija, keda oleks tahtnud rohkem näha juba eelmisel hooajal väljakul. Aga siit tuleb juba Tammeka vastu ja Schilem ning lööb selle palli. Üpris kergelt saab praegu tulla ilma suurema surveta Levadia palliga üle keskjoone. Siis küll läheb natukene kitsamaks, aga endiselt seal konksutatakse hästi ja õigus nüüd. Üritatakse siit tulla silmitsi Sahtliga ja pall on lahti värava ees ja pall on väravas 4. korda. Lehtmets lööb 71. minutil 4-2, aga läheb ka kohe esimese asjana Vendelli juurde. See oli suuresti Vendelli värav. Vedas palli meeste vahelt läbi. Tegi pealelöögi Sahtel selle tõrjus, aga siis Lehtmets õigel ajal õiges kohas. No, siit hakkab Vendell minema. Siit läheb juba 3 mehe vahelt läbi. Seal Skvortsovistki läheb osavalt mööda. Skvortsov jäi natukene ette isegi talle, aga saab sealt mööda ja kuidagi eksitas just veel kaitsjaid. Ja siis Lehtmets seal sisuliselt tühja võrku vormistamise karistusalas mingi võimalik käega mäng. Igatahes oli kiire vaatamine. Nüüd natukene ebaõnnestus siin, siis aga nüüd tuleb vile ikkagi ja mängime. Skvortsov keerutab selle palli, nii et kas väravavaht jõudis sinna või oli jälle lang, aga lastakse midagi siin veel teha, aga Toom lõpetab selle mängu ära ka. 4-2 see jääb. FC Levadia saab jagu Tartu Tammekast, nii et oleme ausad, 4. värava järel tegelikult läks see pinge nagu maha ka.